täna oleme Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja meiega vestleb õppeprorektor Martti Kiisa. Mis teil uudist on? Uudised on palju, väiksemaid ja suuremaid, aga põhilised uudised on ikkagi seotud sellega, kuidas õppetöö teha palju efektiivsemaks, kasulikumaks ja huvitavamaks üliõpilastele. Et mõned projektid oleme algatanud ise, arendame tööstus 4.0 laborit, aga väga paljud projektid tulevad ka riigi poolt, on siin käima minemas Inseneriakadeemia ja veel on neid tulemas, lausa kohe 3 tükki, mis tuleb meelde kiiruga. Aga üldiselt, mis on see huvitav ja põnev, kõige rohkem minul seostub sellega, et need on ikkagi õppetöös kasutatavad simulatsioonid. Et ammuilma see õppetöö ei toimu enam niimoodi, et austatud professor tahvli ees vehib kriidiga, nii et eest on pintsak, on kriidine, vaid see käib hoopis teistmoodi. Et päris alati kõike oma käte-jalgadega järgi proovida ei saa, aga praktika on ka selle jaoks muidugi olemas, aga enne simulatsioonikeskkondades need asjad läbi proovida, see ei võta kelleltki tükki ära ja on väga põnev kõigile. No mida te simuleerite siis? Nii protsesse kui ka konkreetselt tegevusi. Mõtlen näiteks logistika simulatsiooni tarkvarad spetsiaalselt, kus võimaldatakse niimoodi, et kahju ei ole ju suur, kui midagi katki läheb või valesti valesse maailma otsa liigub. Aga ka tegevused konkreetselt nii palju, kui seda on võimalik, et sellist käelist tegevust loomulikult ta ei asenda, aga praktika tuleb siis selle järgi. Logistikasimulaator on olemas? Jah. Kuidas see siis töötab? On terve hulk selliseid huvitavaid algkriteeriume, on lähteülesanne lihtsalt ja üliõpilased peavad leidma selle kõige õigema lahenduse. Kuidas organiseerida transporti, vastuvõtud ja nii edasi, et päris põnev protseduur on, kui ta läbi teha. Väga sageli ka ebaõnnestub, aga parem siin kui kuskil mujal. No, kas see tähendab, et üliõpilastele antakse piltlikult üks vagunitäis kaupa ja nemad peavad selle siis Lõuna-Ameerikast tooma siia või siit sinna viima? Lihtsamatel juhtudel on ta niimoodi, jah. Keerulisematel juhtudel on veel erinevat tüüpi kaubad ja nii edasi, nii et tuleb lõpuks ühe toote saamiseks tuleb üle terve maailma, siis kõik need tarneahelad tööle panna. Nii et tuleb võtta veel Aasiast midagi peale ja siis arvestada võimaliku kanalikriisiga kuskil ja nii edasi, nii et niimoodi need käivad. Kas see on silmaga näha ka see nagu kaardi peal liiguvad need kaubad või? Jah. Nii isegi, jah. Ja mis seal siis nässu läks ükskord, teadsite, et midagi ebaõnnestus? Oi ei, seal selles proovimiskäigus läheb kogu aeg nässu ja see ongi eesmärk oma, et proovida ka järgi, et kui liigutada mingid asjad valesti, siis mis nässu läheb. Kogu aeg juhtub seda. See on õppimise protsess ja nii ta peab ka käima. Aga üldiselt muidu veel klassikalised sellised simulatsiooni-keskkonnad on üles ehitatud ikkagi virtuaalreaalsusele ja liitreaalsusele, nii et liitreaalsust natukene vähem, aga virtuaalreaalsus, tahvlid, arvutid, nutikellad, virtuaalreaalsusprillid, et need on mudelid, näiteks veel üks lihtne näide, et selleks, kuidas näha, missugune näeb hoone või sild seest välja, on väga lihtne võimalus enne valmis mudeldada ja siis on võimalik sinna ka sisse minna ja vaadata, mis seal sees on. Ühesõnaga te käite siis tudengid käivad Lõuna-Ameerikasse ära ja vaatavad oma silmaga üle, kuidas seal asjad on. Võib-olla isegi niimoodi, ma küll ise ei ole proovinud seal laboris seda teha, järsku on ka niimoodi võimalik. Aga mida te virtuaalreaalsusega siis vaatate? Virtuaalreaalsus näiteks ehitusüliõpilastele seesama konstruktsioon, mis siin seina sees on, mida meie siin ju praegu ei näe. Aga see, mis seal sees on ja kas ta on õige või vale, et need samad asjad on simuleeritud ja nemad saavad seal katsetada ja vaadata ja ka ise teha. See on siis teine simulaator või? Jah, neid on päris mitu tükki. Ja öelge see, mis see teise simulaatori nimi on? Ta on, teine simulaator on meil BIM Cave või BIM Koobas, niimoodi teda nimetataksegi kohe. Tuleb sellistest ingliskeelsetest tähtedest. Ja siis on veel sotsiaaltöölabor, kus on täpselt samamoodi virtuaalreaalsus kasutusel, nii et tegelikult meil on vist ikkagi enamustes õppekavades, kui mitte kõigis on virtuaalreaalsus sellisel kujul sees. Ja need laborid on ka ristkasutatavad, nii et see, et ehitusinstituudil on see BIM Cave või BIM labor, et see ei ole takistuseks, et teised erialad ei saaks seda kasutada.
see on üldse nagu selle efektiivsuse mõttes on ta üks kõige mõistlikum asi, et ta oleks pigem kogu aeg kasutuses või võimalikult palju kasutuses. No sellest Coopast ma olen kuulnud, et Tehnikaülikoolist käivad ka ju arhitektid seal Coopas oma projekte vaatamas. Jah, teistest koolidest, asutustest, tellijad, riigiasutused, riigi kinnisvara, kas või seesama üle tee olev uus kool Muba näiteks, et selle mudel on ka siin enne läbi vaadatud, mis on küll meie otseselt õppetööga seotud, aga teatud asjad saab enne järgi proovida ja katsetada, iga päriselus järgi proovida. Just see nüüd piltlikult öeldes, kui projekt on valmis, siis arhitekt läheb sinna Coopas, nõndanimetatud Coopasse ja ta nagu jalutaks oma hooneprojekti läbi päriselt. Ja mitte ainult üksi, vaid ka koos kolleegidega, kes võivad olla tegelikult hoopis erinevatest firmadest, erinevatest maailma otstest ja koos ka lõppkasutajaga, kes vaatab, et tema jaoks see asi oleks sobilik. See on ju suurepärane, kui arhitekt näeb oma silmaga ära, kuidas see lõpuks näeb seestpoolt ka välja kõik. Ja jumal tänatud, et sellised ja tellija samuti. Meil kasutusel on. Aga simulatsioon võib olla ka mitte sellisel kujul nagu ainult virtuaalreaalsus, on tööstus 4.0 labor, kus siis üks protsess simuleeritakse läbi, et üliõpilased midagi toodavad, valmistavad, kõigepealt muidugi projekteerivad, toodavad, valmistavad ja kõige lõpuks selline lihtsakoeline teekond pakiautomaati ka veel, et see on lihtsalt selle näitel tehtud läbi, aga ta ei ole ainult virtuaalkeskkonnas, vaid 3D printeriga nad siis teevad ka omaenda projekti järgi selle asja valmis ka. Nii et selline terve tööstusettevõtte või tööstusprotsessi mudel on ka niimoodi olemas. Miks seda vaja on? Sellest saavad kõik vast aru, et teoreetiliselt mõelda, kuidas asjad käivad, on natukene teistmoodi kui see, kuidas ta lõpuks välja kujuneb. Väga palju asju võivad minna selle protsessi jooksul nässu, et kas või alates sellest, et tarkvarad omavahel ei ühildu, seal kontrollitakse seda, ehk siis kogu see protsess algusest kuni lõpuni välja peab olema töötav. Ja kas hiljem toodetakse seal liini peal kruvisid, polte, arvuteid, droone, see ei olegi selles kontekstis tegelikult tähtis, et tähtis on mõelda, kuidas see protsess toimib algusest kuni lõpuni välja. Ja see on ka simulatsioon? Võib nimetada küll, ta on simulatsioon, aga ta on ikkagi reaalselt liikuvad robotid ja 3D printerid, et selles mõttes simulatsioon küll, et ta ei ole päris elu. Ja kindlasti näiteks betooniprinter, mis küll muidugi maailma mõttes ei ole nüüd kõige uuem asi, aga Eesti mõttes päris innovaatiline. Et seal on hea meil tõdeda, et seal on koostöö siis Tallinna Tehnikaülikooliga, TalTechiga, eraettevõttega ja ilusti on tööülesanded ära jaotatud. Ja aeg-ajalt siis saadakse kokku ja testitakse, kas siis erinevates kohtades tehtud lahendused ka kokku klapivad, nii et meil siin tegelikult mitte väga kaugel, siin 100 meetri kauguse loovi peal on ka Eesti esimene 3D prinditud betoonis toone täitsa olemas juba. Küll suhteliselt lihtsakoeline, aga esimese sammuna väga suur asi. Mitmekorruseline see on? Meil oli väga lihtne eesmärk, meil tekkis traktor ja meil oli traktoril kuuri vaja, need vastused on ühekorruseline, täpselt nii nagu vaja on, täpselt nii me teemegi. Aga õige pea saab see asi olema juba natukene muljet avaldavam, ehk siis eesmärk on panna see printer ratastele, teha ta nii-öelda mobiilseks, nii et siis kui vaja on, siis liigutakse kogu selle masinapargi kõigisse kohta, tehakse siis lähtuvalt sellest valmis see kas väike vorm või suur vorm. Ja seal on veel hea meel tõdeda, et üks väga hea näide, kuidas üliõpilased protsessi on kaasatud, et nad on seal selle meeskonna liikmed, teevad väga väärtuslikku tööd, saavad väga väärtuslikku kogemust ja saavad ka selle eest vastavalt premeeritud, kes saab hinde, kes saab ainepunktid ja nii edasi. Et üks väga, väga hea näide selles osas. Nii et olete igat pidi tänapäevas? Jah, me seda tänapäeva toome sisse läbi oma praktiseerimiste. Meil on heaks tavaks, et õppejõud on ikkagi praktiseerivad, ja alati ei saa öelda insenerid, sest meil ei ole kõik insenerid, meil on küll suures osas on tehnika valdkonna õppekavad, aga meil on muid ka sotsiaaltöö ja ärindus ja nii edasi. Aga ma tahan öelda, et nad on praktiseerivad spetsialistid ja läbi nende uuringute ja tellimustööde tuuakse see teadmine ka õppetöösse ja üliõpilasteni. Tehnika valdkond on ikka päris raske õppida ja üliõpilasi langeb välja ka.
kuidas te oma tudengeid koolis hoiate? Kuidas te aitate neil kooli lõpuni jõuda? See protsess saab alguse juba enne, kui nad siia kooli astuvad. Ehk siis meil on tegelikult terve hulk tegevusi, kus me tekitame huvi oma valdkonna õppekavade vastu. Me pöördumegi üldhariduskoolide poole, ka isegi algklassidega oleme tegelenud, juba mõtlen isegi lasteaedadega. Et tutvustada seda, mis kõrgharidus toimub, aga ma tahan öelda sellega seda, et tegelikult käib väga kõva võitlus üliõpilaste pärast üleüldse Eestis. Ja on ainult pool asja nad siia meelitada, selleks, et nad ka kooli lõpetaksid, see on omaette täiesti keeruline protseduur. Ja mis me selleks teeme, me oleme siin viimastel aastatel väga intensiivselt suurendanud sellist personaalset lähenemist üliõpilastesse. Lihtsalt mäletan sellist 20-25 aasta tagust aega, kui ma ise olin ülikoolis. Et oli selline üksinda võitlus ja igaüks seisis selle eest, kas pidas vastu või ei pidanud vastu. Et tänapäeval see noor on õige natukene teistmoodi kokku pandud, mis ei ole üldse halb, aga lihtsalt ongi generatsioonid erinevad. Nii et selline personaalsem lähenemine ja toetamine on need märksõnad, millega me peame järjest rohkem tegelema. Mis on ka igati mõistetav, sest iga õpingut katkestanud üliõpilane on Eesti riigile tervikuna selline, selle mõnes mõttes lausa kahju, et ta potentsiaali ilmselt on, aga ta ei tee tulevikus päris seda tööd, milleks ta päris mitu aastat võib-olla jõudis õppida, enne kui ta katkestas. No personaalne on moesõna ka praegu, aga mida see teie puhul tähendab? Mida see personaalne lähenemine tähendab? Ma räägin õige natukene kõigepealt ühest tulevikuplaanist, millega me juba praegu tegeleme, aga see on siis selline nutikas tehnoloogiavahendite kasutamine ja võiks lausa öelda sellise AI nüüd inglise keeles, eesti keeles siis tehisintellekti kasutamine, et ära tunda, et üliõpilane on siis langemas kuskil ohutsooni. Loomulikult seal ta on muidugi suhtlemine valdavalt tarkvaradega, et mida me kasutame oma õppetöös, kas see on õppematerjalide keskkond või dokumendihaldussüsteem, aga põhimõtteliselt me püüame ära tunda, et kas üliõpilane on passiivne või ta ei ole osalenud nüüd väga pikka aega mõnes protseduuris, et on langemas kollasesse tsooni. Ja see on kõige keerulisem, sest kui me juba märkame, et üliõpilane on mingil põhjusel käega löömas, ja see on väga erinevaid põhjuseid, perekondlikud, rahalised, ka suutmatused, siis me suudame talle tuge pakkuda, aga häda ongi selles, et jõuda peaaegu 3000 üliõpilaseni õigel ajal on kõige keerulisem, et kõige esimene sõel on juba lähiajal see, et ikkagi me tunneme ära läbi nutikate vahendite selle üliõpilase. Kas see tähendab seda, et siis palju õpet toimub arvutis ja sealt saab teada? Jah, meil on, ma praegu ütlen umbes, et iga 9. õppeaine 10 on kaetud väga põhjaliku e-toega. Et see ei ole, mida me ei soodusta muidugi on selline täiesti iseseisev e-õppe, kuigi meil on ka seda, aga lihtsalt sellepärast, et ikkagi on vaja seda õppejõu komponenti, õppejõudu ei hakka ikkagi mitte ükski arvutitarkvara kunagi asendama. Et terve hulk abimaterjali saab muidugi arvuti kaudu. Aga meil on väga tugev tugi olemas, et me tegelikult teame, me saame vaadata, et kas ta on aktiivne, on ta endast jälgi maha jätnud seal, et kõlab sellise huvitava nuhkimise moodi, aga see on kaugel sellest, et meil on ikkagi väga üllad eesmärgid pakkuda tuge. See personaalne puudutus peab olema, aga see personaalne puudutus ei puuduta ainult mitte neid, kes on maha jäämas. Meil on väga huvitav üliõpilaskond, järjest keskmine vanus tõuseb, mis tähendab seda, et meile tulevad näiteks õppima ka sessioonõppesse need, kes on juba tükk aega töötanud oma valdkonnas, kellel on eelteadmised olemas ja väga sageli on olukord selline, et meil istub 18-aastane noor, kes ei tea sellest konkreetselt erialast mitte midagi ja siis väga kogenud kolleeg ja üliõpilane siin 50+ vanuses on ka päris tavapärane. Ehk siis neile pakkuda ka midagi sellist, mis neil silma säravana hoiab või vähemalt lööb särama, et anda ka lisateadmisi neile. Nii et see ei ole ainult mitte selle potentsiaalse väljakukkuja hoidmine, vaid kogu see gamma, kogu see kaussi kõver on ikkagi esindatud ja neile peab kõigile pakkuma midagi huvitavat. Räägin ühest asjast veel, et mis on väljakutse koolis praegu, et
lihtsalt paratamatus on see, et kui vaadata siin pikka aega suhteliselt stabiilsena püsinud õppetoetusi, siis on paratamatus, et tänapäeva üliõpilane peab kõik tööl käima. Ja see sõidab nüüd uksest aknast sisse, et võib-olla need ajad on ilmselt eluks ajaks möödas, kui oldi sellised pikaaegsed üliõpilased ja kindlasti on neid ka, aga kes said hakkama niimoodi, et nad tööl ei käi. Ja see omakorda tähendab, et meil on väga suur väljakutse. Vaene üliõpilane, tal kooritakse mitu nahka tegelikult, ta käib tööl, tal on pereelu, tal on kool ja siis on kindlasti veel hobid. Ja 3 või 4 või 5 aastat välja niimoodi kannatada, need on tugevad inimesed, kes selle lõpuks vastu peavad. Nii et me väga palju tegelikult arvestame ka nende töökogemusi saadud teadmisi. Et kõiki asju ei pea koolis teoreetiliselt läbima, kes tuleb, näitab oma pagasi ette, see saab ka läbi selle võtta arvestatud neid asju. Te ütlesite, et personaalne lähenemine on olemas, see on väga hea, aga tänapäeva teine märksõna on ju ka rühmana õppimine ja paaridena õppimine. Teil seda ka on? On ikka jah. Ma olen siiralt seda meelt, et üks kõrgkool peab pakkuma kõikvõimalikke erinevaid meetodeid õppimiseks ja teadmiste kontrollimiseks. Aga kui nüüd rääkida õppimisest, siis iga üliõpilane peab olema võimeline lahendama ka isiklikult ja üksikuna teatud ülesandeid. Aga mis on väga hästi töötav meetod minu arvates on see, et pannakse rühmale, antakse lähteülesanne ette ja rühm peab selle lõpuks siis võiduka lõpuni viima. Seal moodustuvad huvitavad suhted, kes võtab liidri rolli, kes võtab ühe ülesande, kes teise. Ja tegelikult see ongi väike elumudel, et on meeskond, kellest võib-olla alati kõik ei pruugi meele järgi liikmed olla, nii nagu ka päris elus on. Mõned on sõbrad ja mõned ei ole sõbrad, aga ülesanne on üks ja see on väike elukool teha selliste 3-5 üliõpilaste rühmadega rühmatöid, kus nad siis ühe näitena lihtsalt võin konkreetselt tuua, on sillamudelite ehitamine, kus nad siis saavad lähteülesanded, näete siin nurgas, labori nurgas on hunnik ehitusmaterjali, igal ühel täpselt sama kogus ja sellel kuupäeval, mis on siis tänasest hetkest 4 kuu pärast, me katsetame neid sildu, me reaalselt teemegi nad katki ja teie ülesanne on siis ise projekteerida see sild, ise valmis ehitada ja kõige lõpuks me teeme ka selle siis sõnatus mõttes katki, vaatame, mis selle kandevõime on. Ja oleks mul kunagi sellised meetodid olnud, kui mina olin ülikoolis, ma oleks ülimalt rahul olnud, sest et ka seal joonistuvad väga selgelt ikkagi tulevikus tekivad probleemid välja ja sellises väiksemas formaadis lahendada on oluliselt meeldivam kui hiljem tööelus. Ja selgub ka see, mis valdkond kellelegi rohkem sobib. Ja, igaüks võtab mingisuguse rolli seal rühmas ja seda on lausa lust pealt vaadata, jah. Aga te ütlesite, et teete tööd koolidega ja isegi lasteaedadega. Kas selle kohta saaks ka näite? Jah, meil oli pikaajaline programm, kas umbes, aeg läheb päris kiiresti. Umbes 6 või 7 aastat tagasi me alustasime sellist programmi või projekti nagu 100 sammu inseneerias. Oli seotud Eesti Vabariigi 100-ga ja nüüd ta kasvab edasi meie inseneriakadeemia tegevusteks, aga väga erinevad formaadid. Nii meie võtsime vastu koole, rühmi, klasse, kui ka käisime koolides. Teadlaste öödel näiteks või üldse sellistel teadusfestivalidel. Nii et me juba ammu ei istu lihtsalt siin oma 4 seina vahel ja ei oota, millal üliõpilaskandidaadid meid üles leiavad, vaid see lihtsalt on paratamatus ja ma ütleks, et isegi päris meeldiv ja huvitav kogemus või kohustus käia koolides tutvustamas neid erialasid, sest kõige kurvem on see, et üliõpilaskandidaat ei pruugi alati teada ikkagi, mis on temale kõige paremini lõpuks sobiv valdkond, mida tulla õppima. Ja kui see teadmine, et ta on tulnud vale eriala õppima, tuleb õpingute keskel, siis on valus väga paljudel ja ütleks ausalt kõigil, nii üliõpilasel kui ka koolil, sest õpingud jäävad pooleli. Aga meil on sellised nii standardsed kui mittestandardsed tegevused, et terve hulk laborikatseid, see, mida me ei saa enda laborist välja viia, siis me kutsume noored siia tegema, mõnikord seadmed on suured ja igal pool minna ei saa. Aga need, mis me suudame võtta autodega, bussidega kaasa, need viime läbi koolides. Mis laborikatseid te koolides olete teinud?
Need on seotud muidugi alati meie erialadega, nii et kui ehitusest veel näiteks näide tuua, siis noh, ehituse tehnilise mehaanika pool on tuttav juba ka füüsika ja sealt maailmast gümnaasiumiosast ja põhikoolist. nii et katse lõpuks näitab võib-olla mõnda materjali tugevusomadust, aga see kõik tuleb teha meeldivalt lihtsakoeliseks ja selgeks, et 10. klassi õpilane saaks aru, et see, mida ta praegu sellel hetkel füüsikatunnis õpib, see ei ole lihtsalt selle 10. klassi lõpuga vaja ära unustada, seda ei tohi ära unustada, vaid et vastupidi seda, kui ta tuleb õppima näiteks ehitusvaldkonda, seda läheb vaja terve elu. Ja selliste lihtsate sidemete loomine on selle asja eesmärk. Igasugused meeskonnamängud näiteks, ka mis on alates lasteaedadest või algklassidest ja põhikoolist keerukamad ja lihtsamad. Et eesmärk on jälle üks, öelda teatud või presenteerida teatud kellaajaks oma meeskonnatöö tulemust. Ja nad teavad, mis on lähtepunkt ja nad teavad, mis on lõpp-punkt, aga see, kuidas seda ellu viia. Meie ainult soovitame ja mentorlame, oleme mentoriteks seal, mentordame, aga nad ikkagi ise peavad selle teekonna leidma. Te peate siis seda meeskonnatöö oskust nii tähtsaks, et juba koolides rõhutate, et see tuleb. Jah. Ilma selleta ei saa, see tänapäeva maailm on nii globaliseerunud, et see on paratamatu. Eks ta paratamatult kipub praegu nii olema, et vaatame siin mõnda valdkonda, ma mõtlen erialast valdkonda töömaailmast, siis need, kes on varem aru saanud, et on vaja rohkem vaeva näha eriala populariseerimise, need on natukene paremas seisus ja need, kes sellega vaeva ei ole näinud, nendel ongi tööjõupuudus praegu. Aga kõige parem ideaalne juhtum on see, kui need eriala ettevõtted, liidud teevad seda läbi kõrgkooli või kutseõppeasutuste, me räägime kõik sellest, igaüks leiab endale õige väljundi lõpuks, et nad teevad läbi koolidega koostöös, sest kõikidel on kasu sees seal, kui niimoodi ei tea. Ja ega koolilapsi kujutagi ju ette kujutada, kus mida õpitakse, ta võib teada, aga tal ei ole pilti silme ees. Sellepärast on vaja näidata ka asju. Te olete nüüd õpetamise osas väga palju uuendusi teinud, kas mõned uuendused on veel ees ka? No, kõige suuremad uuendused on seotud kõrgharidusseaduse muutmisega või muutumisega lähiaastatel. Ta siin tuleb mitmes tsüklis, nii sel sügisel kui järgmisel sügisel. Aga väga lihtsustatult öeldes ikkagi natukene piiratakse üliõpilaste tasuta õppimise võimalust. Mis tähendab seda, et üliõpilane, kes tuleb, alustab oma õpinguid, ta peab tegema väga teadliku valiku. Ja seda enam on vaja pakkuda enne sellist õiglast vaadet gümnasistile, et ta teaks ja oskaks seda valikut teha, sest tänapäeval sisseastumisinfosüsteem SAIS on lihtne keskkond. Seal saab linnukesi teha, paar lahtilt ära täita ja tegelikult ei pruugi alati aru saada, mis seal selle eriala või õppekava taga on. Et see on tegelikult üliõpilasi puudutav üks kõige suurem muudatus. Mis te selles osas ette võtate siis? Nagu ma enne korra mainisin juba, siis on käima minemas üks väga suur üle-eestiline projekt Inseneriakadeemia. Seal on väga palju kõrgkoole, ka kutseõppeasutusi on kaasatud ja seal on väga mitu väljundit, aga üks väljund on see, et just nimelt neid erialasid ja õppekavasid tutvustavaid tegevused, et neid tuleb ja saab teha tunduvalt efektiivsemalt ja rohkem ja koostöö, ma jõuan selle põhimärksõnani, üldhariduskoolide ja kõrgkoolide ja ka kutseõppeasutuste koostöö peab olema tunduvalt suurem, kui ta praegu on olnud. Ja üleüldse selline üliõpilasele või noorele, ütleme siis niimoodi, siis kutseõppeasutuses ei ole üliõpilane, aga ütleme noorele sellise sujuva õpiteekonna loomine on üks selle järgmise paari aasta või 3-4 aasta suurimaid märksõnu. Ehk siis alustades võib-olla kutseõppeasutusest, et seal ei ole mitte mingisugust lõplikku müüri ees. Kui noor tunneb, et tal on tahtmist ja oskusi, siis ta saab edasi õppida ükskõik rakenduskõrgkoolis või ülikoolis ja jõuda doktorantuurini välja. On päris mitu sellist näidet. Ja et nende võimaluste tutvustamine noortele on ka täitsa eraldi väljakutse. Et ma läksin ostma ehitusmaterjali, et sauna parandada ja ühtlasi sain seal samas vaadata videot, kuidas sauna parandada.
ka teie erialade tutvustamiseks videopank? On ikka jah. On jah? Ja need on nii erialade tutvustamise kohta kui juba konkreetsete tööde kohta, mis siis seda noort tulevikus ees ootavad ka õppeprotsessi käigus. Et see üleüldse see selline video kaudu õppimine ja lisamaterjali ja toe pakkumine, et see on juba nii pikka aega olnud kõrghariduses sees, et ma isegi tulnud kohe selle peale, et seda eraldi välja tuua. Et selleks, et noor gümnasist saaks ja mitte alati noor, ta võib olla ka juba elukogenud spetsialist, kes on otsustanud, et tuleb kõrgkooli õppima, et ta saaks parema ettekujutuse, mis teda ees on ootamas ja et ta ei libastuks selle valikuga. Oleme päris mitu aastat ikkagi teinud juba tutvustavaid videosid. Proovinud nii lühiformaate, nii minutilisi kui ka oluliselt pikemaid ja põhjalikumaid, nii et seda on päris suur valik üleüldse Eesti kõrghariduses, on päris hea taustainfo juba olemas, et kui vähegi otsida, siis seda juba leiab. See katse-eksitusmeetod, mida üliõpilased võivad mõnikord proovida, et vaatavad, et kas neile sobib see õppekava või eriala, see on jällegi väga valus kõigile, sest et mitte nii väga üliõpilasele, sest tema saab teinekord sealt lihtsalt oma teatud hulk kogemusi ja teadmisi kätte. Aga mina mõtlen alati natukene suuremalt, et ma ei mõtle praegu isegi kooli tasandil, ma mõtlen Eesti riigi peale. Me tegelikult kõik maksame mingit moodi läbi maksude selle kinni, et noored saaksid ennast harida ja täiendada ja seda oleks mõistlik teha võimalikult efektiivselt. Aga samas ümberõppimine on ka tervitatav, nii et vastavalt sellele nagu töömaailm muutub. On terve hulk ameteid, kus võib-olla lähiajal inimese roll oluliselt väheneb. Ükskõik, kas me siin räägime tehisintellektist või me räägime robotite kasutuselevõtust. Nii et 10, 20 või 30 aastat tagasi omandatud eriala muutub väga arvestatavalt või kaob täitsa ära. Sellisel juhul see ümberõppimine on täiesti põhjendatud. Aga lihtsalt oma lõbuks uute teadmiste omandamine ilma Eestile tervikuna midagi vastu pakkumata, kas ta on õiglane või mitte, see nüüd on küll iga enda otsustada. Minu arvates ei ole see päris õiglane. Kas teil tuleb uusi erialasid ka? Üks väga hea tulevikku oskustele suunatud õppekava on ostuhanke korraldus näiteks. Veel, mida sellisel kujul ei ole neid spetsialiste Eestis ette valmistatud, aga vajadus nende spetsialistide järgi on ka jällegi segu logistikast ja kõikidest vajaminevatest oskustest, nii et niimoodi me paindume vastavalt turu nõudlusele. Ja. Hankekorraldus siis selles mõttes, et kes hakkab seda asja ehitama? Ja, kuni selleni välja, jah. Aga see on ka protsessid, nii et mitte ainult suurte asjade ehitamine, aga asjade, kuidas öelda, no ükskõik, mis see lõppe eesmärk on, jah. No ka millegi ostmine. Ja, absoluutselt. Ma mõtlen, kas eesmärgiks on valmistada auto või hoone, et laias laastus seal on terve hulk protsesse, mida näiteks, ütleme siis hoone puhul ehitusinseneridele tegelikult ei õpetatagi sellisel kujul, mis ongi omaette spetsialistid täitsa. Et järgmine meil nüüd päris uus õppekava, mis meil alustab, on raudteetransport. See on siis kunagine raudteetehnika, mõned aastad meil vastuvõttu ei toimunud, aga kõrghariduses ükski kõrgkool sellist haridust rohkem ei paku. Ja vaadates seda, mis siin Rail Baltica juba on toonud ja on toomas lähiaastatel, siis selle järgi nõudlus, nende spetsialistide järgi on nõudlus väga suur. Juba praegu, aga varsti on ta päris suur ja siis me oleme hädas. Nii et see on selline hea näide võib-olla selle kohta, kuidas me lihtsalt turu nõudlusele reageerime, et vaatame ka tulevikku ja vaatame prognoose, mida siin läbi näiteks OSKA raportite tuleb ja nii edasi, et seal selles õppekavas korraldatakse ära siis kõik, mis puudutab raudtee transporti välja arvatud ehitus, nii et raudtee enda ehitus on ikkagi klassikaline ehituse eriala. Aga just nimelt see raudtee transpordi pool, logistika ja jällegi väga põimunud seal tegelikult päris mitme erineva õppekavaga. Nii, see on vaade tulevikku, aga tulevikus ootab meid ka rohepööre. Kuidas te sellega seotud olete? Rohepööre on õige pea väga jõuliselt ka õppekavades eraldi välja toodud. See, et teda võib-olla ei ole alati pildil, ei tähenda, et teda ei ole. Aga miks mul on hea meel jällegi riigi poolt ellu kutsutud projekt, kuidas ettevõtete rohepööret toetada ja siin on kaasatud suur hulk Eesti kõrgkoole. Ehk siis nüüd see töö praegu alustabki, et kuidas veel efektiivsemalt välja tuua õppekavades
kõike rohepöördega seonduvat. Aga näiteks jällegi võib näite tuua, et aine kui selline, õppeaine kui selline on ehitusmaterjalid ja seal räägitakse sellest, et mis on ühe või teise ehitusmaterjali valmistamisega ja utiliseerimisega ja vahepeal ka ehitamisega seotud jalajälg keskkonnale ja loodusele. Aga tegelikult vajadus selle järgi, et tõsta seda teadlikkust on oluliselt suurem, kui me praegu suudame pakkuda. Nii et see saab õige varsti olema juba oluliselt teisel kujul.